Ja nüüd me tutvustame meie kolmandat õppekava, milleks on siis jätkusuutlikud keemiatehnoloogiad ja seda tutvustab programmijuht Allan Niidu. Tervist! Tänan, Mare. Minu nimi on Allan Niidu. Olen rakenduskeemia professor ja muuseas ka siis jätkusuutlike keemiatehnoloogiate programmijuht. Ja ilma pikemata, vaatame programmi sisse. Mida me teeme? Me tahame saada insenere keemiatehnoloogias rohepöörde jaoks. See on selle programmi muutuse põhilisi eesmärke, põhjuseid. Me tahame kasvatada siit keskastme juhte. Me tahame kasvatada siit tehnoloogia spetsialiste. Meil on vaja inimesi, kes tahavad teha innovatsiooni, sest see uus keemiatehnoloogia, see kõik on innovatsioon. Ilma selleta me põhimõtteliselt ei jõua järgmisele tasemele. Ringmajandus, me toome mängu ringmajanduse. Selles kogu see õppekava nüüd on ehitatud ringmajanduse ümber. Me räägime jätkusuutlikest keemiatehnoloogiatest. Selles võtmes, et meil on vaja toota tulevikus kemikaale mitte naftast niivõrd, kuid muudest lähteallikatest. Selleks saab olema tõenäoliselt plast. See plast, mille me oleme tekitanud naftast tootes. Sellega tuleb midagi keskkonna seisukohast ette võtta. Meil on taastuvad ressursid, me saame biomassi kasutada selleks, et luua uus keemiatööstus. Ja see võib olla nii klassikaliste keemiliste protsesside põhine, kui ka tegelikult bioloogiliste protsesside põhine. Ja need uued valdkonnad, millest me tegeleme. Me ei saa rääkimata jätta vesinikust kui potentsiaalsest tuleviku energiakandjast, mis eeldatavasti asendab osaliselt näiteks fossiilseid kütuseid. Meil on vaja rääkida ka sellest, et kui me tahame toota energiat jätkuvalt, siis maagaasi ümbertöötlemistehnoloogiad on rakendatud tänapäeval. Kui me vaatame laiemalt, siis mis me oleme teinud, me saame olemasolevad tehnoloogiad rakendada uuel viisil. See on innovatsiooni sisseviimine uude tehnoloogiasse. Keda me ette valmistame? Spetsialistid ringmajanduses, keemiatehnoloogia protsesside juhtimine, arendamine on nende põhiteema. Laias laastus me loome eelduse selleks, et nagu ma korra ütlesin, et me toodame keskastme juhte nii-öelda ja inimesi, kes suudavad tegeleda tööstusinnovatsiooniga. Ja samas me loome ka eelduse selleks, et need inimesed saaksid astuda õppe järgmisele tasemele. See on siis doktoriõpe ja seega suurendada laias laastus Eesti majanduse teadmus- ja teadusmahukust. Meil on klaaslag ees, me peame sellest läbi saama ja ilma innovatsiooni majandusse viimata, tehnoloogiaettevõtetesse viimata, me ei saa seda kunagi ületatud. Me ei taha olla jätkuvalt allhankemaa ju, ega ole. Nüüd räägime täpsemalt õppekava struktuurist. Me saame tehnikateaduste magistri. Me võime ka teadusmagistrikraadi saada, aga siit me saame tehnikateaduste magistri. Meil on üldõpped, põhiõpe, eriõpe, vabaõppe ja lõputöö. Lõputöö antud juhul on siis 18 EAP-d. Sisuliselt on see viidud viimasesse semestrisse. Kõik eelnev õpe toimub teil esimese 3 semestri vältel ära. Kokku peate saama 120 EAP-d, nagu eelnevalt on öeldud, see tähendab 30 EAP-d semestris. Millised need ained on? Me räägime esimesel semestril, tegelikult on nii, et siin on mul moodulite kaupa ja pärast me näitame teile ka sellist tüüpõppekava, mis on kokku pandud, et teie ei pea ilmtingimata sellises järjestus kõiki asju võtma, kuid samas on mõeldud selle peale, et teil oleksid iga järgneva aine jaoks eeldused olemas. Sest väga raske on näiteks mõista katalüütisi protsess keemiatööstus, kui te keemiaalustest midagi ei tea. See on teatud eeldused, mis te peavad olemas olema. Me räägime ringmajandusest, sest ringmajandus on tuleviku majanduse mudel väga tõenäoliselt. Ettevõtlus on alati oluline, sest me tahame koolitada inimesi ettevõtetesse. Järelikult te peate mõistma, kuidas ettevõtted töötavad ja elavad. Siin on see teooria, eks ole, kui te lähete tööle tagasi, siis te saate seda praktikas vaadata. Eriti tähtis on siis, kui te olete saanud juba keskastme juhiks ja kui te kõrgemale oma karjääridel ronite, siis on see veel olulisem. Magistritöö raames või magistratuuri raames on teil vaja aru saada ka teadustöö alustest. See on nüüd seotud sellega, et kuidas te
süstematiseerite oma informatsiooni. Noh, mis on inimeste kõige suurem mure taas, et inimesed, kui te ise õpite, võtate erinevatest kohtadest infokilde ja laias laastus te näete, kui te vestlete selliste inimestega, neil puudub süsteemne arusaamine, et millest nad räägivad. See teadustöö alused ja akadeemiline eneseväljend peaks andma teile selle eelduse, et te vaatate, loete, süstematiseerite, antud konteksti peate ka selle läbi kirjutama. Kuhu te sellega jõuate, see on teie magistritöö kirjanduslik osa. Et tudengid mõtlevad seda kergelt, sest tundub siuke lihtne aine, aga tegelikult ma näen, et inimestel on raskusi informatsiooni süstematiseerimisega. Ja see tuleb muidugi sellest, et informatsiooni väga palju. Te peate suutma võtta välja olulise ja sünteesida sellest uue teadmise. Nii, projekti juhtimine, andmetöötluse visualiseerimine. Ma ütleks, et andmetöötluse visualiseerimine muutub keemiatööstuses ka väga tähtsaks, sellepärast, et protsesside optimeerimise, kiirendamiseks, inimeste vahendid on rakendatud, automatiseerimist rakendatud, andmemassiive me toodame. Kui tänapäeval väga paljus ettevõtetes need andmemassiive ei kasutata selleks, et protsessi parandada. See on järgmine. Seda, et see toimuma hakkaks, on vaja inimesi harida selles valdkonnas, nii lihtne ongi. Intellektuaalomandi innovatsioon, see ühtepiisi toetab, intellektuaalomand toetab teie ettevõtte innovatsiooni. Ja samas on ka üks see vahend, kuidas hoida konkurendid turul teemal. Sest peate aru saama. Kahtlemata ei puudu ka meil sellised füüsikalised ja keemiained, nagu protsessi termodünaamika, orgaanilise keemia erikursus ja leviprotsessid, kõik seotud sellega, kuidas te saate keemiatööstuses keemiaprotsesse luua, disainida ja siis optimeerida. Valikainetes meil on vesiniku akutehnoloogiad, seal on tegemist elektrokeemiaga, kuid kui me tahame energiat salvestada, akud on üks hea võimalus, potentsiaalselt mobiilsus läheb akude peale enamasti ja teine asi ka see, et me peame suutma neid taaskäidelda. Kui me räägime ringmajandusest, siis need akud, nendest peab saama uuesti toore. Me peame saama aru, miks akud otsad annavad, miks nad sealt mõnikord kiiremini aeglasemalt, mida saame teha selleks, et see aku eluiga oleks pikem, peale selle, et seal keemia peab olema paigas. Ja nii edasi. Nii. Siis meil on spetsiifilised tehnoloogiasuunitlusega ained, nagu jätkusuutlikud keemiatehnoloogiad, samuti tehnoloogiliste protsesside rajatisse projekteerimise alused, mis pole ka väga vähetähtis, sest peale selle, et me oskame, saame aru keemiast, eks, põhimõttest, et meil on reaktor, seal on reaktsioon, kas meil on see toru, on see meil mingi muu asi, me oskame seda disainida, seda me peaksime suutma seda, eks ole, projekteerida. Kui te lähete päriselt tahate teha keemiatööstuse protsess, siis te peate sellest aru saama. Muidu peate vähemalt aru saama sees, kui keegi teine on teie jaoks selle teinud, sest muidu te ei ole võrdväärne partner näiteks oma tehnoloogia pakkujal. Magistriseminar, see nüüd on siis seotud teie magistritööga. Tõsi, tema algab tihtipeale nii varakult, et alati pole teil lõputöö teema paigas. Tihtipeale, kui te ettevõtetest tulete, siis te saate selle lõputöö teema väga varakult kokku leppida oma tööandjaga. See on selle sama, siin õppimise eeliseid. Et paljudel inimestel, mitte kõikidel, paljudel õppuritel on tegelikult lõputöö teema praktiliselt teada siis, kui nad tulevad õppima. Nad isegi tulevad selle eesmärgiga, meil on probleem, me tahame seda lahendada. Teistel siis tekib õpingute käigus see arusaamine ja tekib see vajadus. Kahtlemata see tehakse koostöös siis tööandjaga, aga kui teil endal puudub idee või teie tööandja näiteks ei leia, et ta peaks siit saama mingile probleemi lahendada, siis me saame teile ise pakkuda probleemi, mida lahendada. Need on peamiselt teadussuunitlusega, kuid siiski rakendusliku teadussuunitlusega. Nii, olgu. Muidugi tähtisin ka magistripraktika. Magistratuuri te peate läbima praktika. Teil on võimalus seda teha oma ettevõttes, mõnes teises ettevõttes või ülikoolis. Ja kellel on aega
natuke välismaale vaadata, nii et saad seda ka teha välismaal, mõnes teises ülikoolis, mõnes teises ettevõttes. Ja selleks on olemas teatud fondid, mis vähemalt osaliselt suudavad teil siis nagu selle välispraktik kinni maksta. Ja mina ütleks, et kui võimalus on, haarake sabast kinni. Sellepärast see on teistsugune kogemus. Me teame, kuidas me Eestis käitub, mis me siin teeme. Vahepeal on kasulik vaadata seda, mida teha näiteks tšehhid, eks ole, keegi teine, sakslased, võib-olla prantslased, võib-olla soomlased. Ei ole tähtis. Ma kahtlustan vist Hiinasse me ei saa, aga igatahes on huvitav näha, mida teevad teised inimesed ja nende kogemusest õppida. Või siis neid õpetada, kui vaja. Sellest me ei räägi. Tüüpõpingukava. Eelnevatel kolleegidel oli see välja toodud tabelina, ilmselgelt mis on mugavam. Kuid siin on näha, mis meil on. Esimene semester. Siin ei ole toodud see ära, et te peate, täpselt on siin 30 EAP-d, et siin on teie valikud. Kohustuslikud ained on teil 4, 24 EAP-d te olete võtate. Ja siis te saate valida teaduste alused, mõõtmistulemuste töötlemise, andmetöötlused. Tõsi, kui olete andmetöötluse, siis te peate veel midagi võtma. Need on teie valikud, kuidas saate edasi minna. Nii, teine semester on jätkusuutlikud keemiatehnoloogiad, sissejuhatus ringmajandusse, nagu te näete, 21 EAP-d on teil siis kohustuslikke aineid. Ja siis seetõttu saate valikainet võtta 2. Ja neil on vastab teie enda vajadusele, mida te tahate, milline keemiatööstusharu teile huvi pakub või on teile vajalik, vastavalt sellele valite. Väga tõenäoliselt, kui te tahate arendusmeeskonnas või mis meeskonnas te parasjagu ettevõttes töötate, kus see töökoht on, siis projekti juhtimine üsna tüüpiliselt on see, mida tasub teil kaaluda. Igal juhul, et võtate projekti juhtimise ja siis valite mingi spetsiifilise, siin on näiteks olla siis keemiaalase aine juurde. 3. semester, see on siis eelviimane semester, eks ole. Siin on kohustuslik ainult 18 EAP-d, tähendab seda, et teil on 12 EAP-d valida, 2 ainet. Ja see on siis siin peamiselt ikkagi keemia valdkonnad. Sõltub, kus te olete, et kindlasti on arvutusmeetodid ja katalüüs on sellised asjad, mis on, ütleme, nii nagu mina näeksin seda, et keemiatööstused on väga vajalikud. Tees küljest, kui teie ülesanne näiteks ettevõttes on tegeleda intellektuaalomandi kaitsmisega või innovatsiooniga, siis ka see võimalus on olemas. Ja see ei ole vähetähtis, sest kui me võtame näiteks suured keemiagigandid, siis intellektuaalomandi kaitsmine, see on väga suur tegevusvaldkond nendes ettevõtetes. Sest nad toodavad igapäevaselt uut informatsiooni, alguses on see ärisaladus, nagu nad tahavad selle tehnoloogia turule minna, siis sellest saab intellektuaalomand, mida nad kaitsevad läbi patenteerimise. Tüüpiliselt, mitte ainult. Magistripraktika, mis tuleb teil ära teha, nagu ma ütlesin, seda saate teha oma ettevõttes, teistes ettevõtetes, või kui te soovite siis ülikoolis, või siis suisa välismaal. Välisülikoolides, välisettevõtetes. Nii, tänan tähelepanu eest ja kui teil on küsimusi, siis olge neil lahked ja palun küsige.